Tere jälle ja tänases videos, mis me siis siin täna vaatame, me jätkame tegelikult peilingute teemat ja teeks alguses väikese vigade paranduse. Nimelt eelmises videos, kus me näitasime peilingute võtmist, jäi mainimata, et need peilingud, mis me sealt võtsime selle samase praegu minu käes oleva kompassiga, olid magnetpeilingud. Ehk siis need on need peilingud, mida me võtame kompassiga ja mida näitab kompass. Ehk siis kui me räägime magnetpeilingust või siis kompassipeilingust ka, on sama mis kompassi kurss ja tõeline kurss vahekorras. Sest kaardil täpselt samamoodi nagu me kurssi märgime ja arvutame nende variatsioonide ja kõige muuga, täpselt samamoodi käib ka peilingute arvutamine, nii magnetpeilingud kui ka tõelised peilingud. Eelmisel korral siis oli seal, et me võtsime ainult magnetpeilingud ja neid me ei kandnud neid kohe kaardile. Seega siis on see, et me nüüd paneme need peilingud, mis me ennem võtsime õuetingimustes, võtsime orientiiride pealt, magnetpeilingud paneme täna kaardile ja siis teeme need tõelisteks peilinguteks. Ja siis vaatame, milliste valemitega me kõiki neid asju teeme. Ja ega ta muud ei ole, kui lihtsalt samamoodi peiling või kurss valem on enam-vähem sama, et me paneme teise ühikussed peilinguteks sedasi. Aga nagu me eelmises videos siis ütlesime, et kuidas me siis paneme, et me võtsime seal mõningad arvud ja seal ka väike korrektuur, siis ma räägin, kui ma siin seda kurss või seda peilinguid hakkan panema kaardile, siis ma räägin juurde. Aga hakkamegi peale ja jälle seesama kompass, nagu te näete minu käes. Ja kuna meil esimene peiling siis õues oli meil võetud Niguliste kirikult ja siis sellega seoses Oleviste kirikult. Ja kuna me võtsime magnetpeilingu, mis oli parandatult veel täpsemalt 152 kraadi, siis nagu meil siin kompassiroos ka näitab, siis siin sees on kompassi parandus 8 kraadi ja mõned minutid üle. Ehk siis praegusel hetkel võime juba julgelt võtta, et see on 9 kraadi või isegi lausa juba 10 veel ei ole, aga 9 kraadi päris kindlasti. Nii et me võtame paranduseks praegu 9 kraadi siit keskelt. Ja selle parandusega siis seoses ka siis see, et me teeme ka vastavad asjad. Ehk siis oli 152 ja kui me sellele 9 juurde liidame, me saame 161 kraadi, esimene tõeline peiling. Ehk siis, kui meil on vaja teisaldada magnetpeiling tõeliseks peilinguks ehk DLP-ks, siis me teeme samasuguse tehte nagu kursi puhulgi. Et me võtame magnetpeilingu, ehk siis mis oli 152 kraadi, liidame sellele juurde siis selle paranduse ja me saame 161 kraadi. Ja kuidas me selle nüüd kaardile märgime? Tallinna sissesõidu merekaardil on Oleviste kirik märgitud siin sellisele ristikesega. Näete, siin on Oleviste kirik. Ja sellest siis me hakkamegi võtma seda magnetpeilingut. Ja mida me selleks teeme?
me võtame meile tuttava kompassi. Ja nüüd siin, nagu me näitasime ka eelmistel kordadel, et siin, kus on siis see pikk kriips ja siin läheb ta ringi peal üle valgeks kriipsuks, paneme 152 kraadi. 151, 2. Loeme igaks juhuks veel üle. Loeme igaks juhuks veel üle, mitu kriipsu siin on. 1, 2, 3, 4, 5 kriipsu. Ehk siis siin vahel on selle kompassi puhul on veel see asi ka, et siin tuleb lugeda ka neid kriipsu vahesid. Et see kompass ei ole selles mõttes täpne, sest siin on 2 kraadi vahe on siin 5 kriipsuga, nii et kui me tahame saada siin kompassil 152 kraadi, siis me peame lugema need, mis valged kriipsud, mis siin 2 vahel on, me peame lugema 2 kaupa ehk paaris. Nii, aga panemegi siis 152 ehk siis jah, ongi. Ja nüüd on siis selline asi, et kui me eelnevatel aegadel panime kompassi kaardile, keerasime seda kapslit, siis nüüd me seda ei tee. Ja mis pärast? Sellepärast, et nüüd meil on vaja teha vastupidine tehe. Et me paneme ühe punkti siia, kus on oleviste kirik. Kus on oleviste kirik, nii. Ja nüüd arvestades veel juurde ka seda magnetpeilingut või seda tähendab kompassi parandust. Paneme 152 juurde 9 ehk siis meil on 161 ja nüüd keerame siia 161 kraadi. Nii, 161 kraadi keerasime siia peale. Ja nüüd ei ole muud, kui võtame siit siia. Ja kui me eelnevalt tegime nii, et me keerasime seda kapslit, siis nüüd me teeme vastupidiselt. Nüüd me paneme kompassi paika ja liigutame kogu kompassi nii kaua, kuni need kompassi nõelavärava ja need jooned, mis siin on meridiaanidega ehk pikkuskraadidega paralleelsed. Ehk siis paneme siia ja me liigutame tervet kompassi. Nii. Nüüd on meil see käes ja tõmbame joone. Ja see on meie esimene peilingujoon, mis siin on. Sedasi. Nüüd edasi minnes oli meil teine see orientiir, oli meil Tallinna teletorn. Ja Tallinna teletorni tingmärk on meil siin. Näitame kaameraga ka lähemalt kohe. Teletorn on, see on teletorni märk. Nii. Nüüd seal me ütlesime, et meil oli 70 kraadi, aga see oli ka natukene tegelikult ebatäpne. Et teeme veel kord paranduse ja see oli tegelikkuses, kui me siit võtame, on see tegelikult idakraad ehk siis 90 kraadi ja võttes siis kompassi parandus juurde, on ta siis tegelikult 99 kraadi. Ja täpselt samamoodi, kui me siis selle kompassi paranduse nüüd võtsime, siis täpselt samamoodi paneme siis 90 ja 90 on meil siis puhas idasuund, east. Ja paneme talle siis juurde, liidame talle siis juurde selle kaardi paranduse 9 kraadi, me saame 99 ehk siis
veidi alla 100. Ja teeme taas siis selle paranduse. Tegelikult natukene võiks isegi veel paranduse teha, et see 90, vaatame kontrollime korraks siit üle selle magnetpeilinguga. 9. Ja nii, teeme väikse paranduse, 90 on ta nüüd, 90 miinus 9, 81. Et mitte 70, vaid 81 oli see eelmine kraad. Ja nüüd on ta siis puhas, nüüd on ta puhas ida, ehk me tegime jälle selle paranduse. Ja me saime, et see on täpselt 90 kraadi. Ja tõmbame taaskord, paneme 90 kraadi peale, ehk siis ida peale. Kompassi on hästi näha, nii, paneme nii, et idast läbi. Teletorni peale. No tõmbame joone. Nii, on ka teine peiling võetud. Nüüd põhimõtteliselt on see, et meil oleks nagu peilinguga tegelikult tuvastatud see koht, aga võtame kindlam, oleks ka meil kolmas peiling vajalik. Ja kolmas peiling oli meil tegelikult, oli meil 10 kraadi või lausa siis puhas nord, ehk siis see põhjasuund. Ja põhjasuund oli siis siit, et me võtsime siit Rohuneeme tipust. Nii, mitte just võtsime mitte päris täpse orientiidega, lihtsalt Rohuneeme tipp. Ja nüüd siis tõmmates kaardile, vaatame selleks viltu, parandus. Et 10 pluss siis on 20 ja 19 kraadi, seekord siis tehas ka kompassi parandusega viltu. Nii, ja siis jälle see siia peale. Tõmbame joone ja nagu te näete, meil on nüüd 3 joont, 3 peilingut, mis on siis teisaldatud kaardil tõelisteks peilinguteks. Ja me saame oma asukoha joonte ristumiskohas. Et ärge seal väga, selles mõttes ei ole nagu ka väga nüüd nii täpselt, et vaadake nüüd, et ma nüüd seisin täpselt vee sees või niimoodi, et tegelikult on see, et see peiling annab, peilingu võtmine annab tegelikult väikese loksu või sellise väikese nihke, aga selle asukoha täpsus on siis kaardil on siis nii nagu ta on selline. Ja nagu te kuulsite, et siis on see, et me tegime eelmises videos sai siis võetud siis need magnetpeilingud ja siin me teisaldasime nad ümber tõelisteks peilinguteks, natuke korrigeerisime seda peilingute lugu veel ja et missugused nad on või missugused nad ei ole. Ja niimoodi siis käibki siis see peilingute võtmine ja kaardile kandmine. Ehk siis kordame veel üle. Kuidas siis see käib, teeme lühiülevaate. Veel kokkuvõtte õigemini. Võtsime kompassi, võtame peale vajaliku peilingu. Näiteks, et meil oli näiteks meil on peiling 81, nagu meil ennem oli. Panime siis selle kaardile. Liitsime juurde tõelise peilingu ja saime siis 90. Panime ja liitsime juurde siis selle paranduse.
saime 90 siia kohta, siis 90 paneme siia siis selle peale ja liigutame kogu kompassi, kuni meil on saavutatud paralleelselt pikkuskraadidega. Liigutasime kogu kompassi ja me saime kätte vastava peelingu, tõelise peelingu. Nii. Ja täpselt samamoodi ka siin panime paika ühele orientiirile ja teisaldanud siis magnetpeelingu tõeliseks peelinguks. Liigutasime kompassi vajalikku kohta. Magnetpeeling siin meil oli siis 19. Ja me liigutasime siin selle natuke viltu. 19. Liigutasime siis selle siia peale, tõmbasime joone ja siit siis saame selle tõelise peelingu. Ja täpselt nii ja siis täpselt selline valem nagu on kursside arvutamisel, nagu ma ütlesin, on ka siis peelingute puhul. Ja alati on hea võtta kolm peelinguid kolmest erinevast punktist, on teie asukoht kindlam. Ja antud hetkel siis meie asukoht oli Paljassaare poolsaarel Katariina kai ühe tulepaagi juures. Nii palju siis praegu peilingutest ja siis harjutage, mõelge välja, saatke meile e-mail, kui teil on küsimusi info.merelaegas@gmail.com ja niimoodi me siis saamegi neid, siis saame teile vastata. Kirjutame veel siia peale, magnetpeiling võrdub 9, mis ta nüüd oli, 10 kraadi. Siin oli meil siis, magnetpeiling oli 81, MP võrdub 81 kraadi. Ja siin meil oli siis 152, MP võrdub 152 kraadi. Nii. Kirjutame siia ka need magnetpeilingud peale, et meil võiks võtta. Aga siis ongi tänaseks siis tund läbi ja aitäh vaatamast ja uute kohtumisteni.